Maatsa paneme üle katuse täiesti. Alustame selle videoga siis. Räägime sellest, et kuidas meil eile läks. Täna on tegelikult pühapäev. Ja eile toimus siis meil missavõistlus. 3. etapp, jah. Eesti meistrivõistlused Rallycrossis. Jah, see on nagu väga lahe. 11 võistlejat oli kirjas. Nendest 11-3 olid lätlased. Aga kohale jõudsid 2 lätlast. Kokku oli meil 10 tükki. Kuidas treeningsõidud tundusid enda jaoks? Treeningsõid läks väga hästi, et võib-olla olgu öeldud, et tegemist ikkagi kodurajaga ka, et ilmselt on tollel rajal ikka kõige rohkem sõidetud. Ja muidugi see eelis oli ka, et ju eelmine kolmapäev tegelikult käisime trenni tegemas. Mind ei olnud, aga Lainar ja Tauri olid tegelikult sõitmas seal. Jah, et varasematega ei olegi niimoodi otseselt trenni teinud, et võistluse jaoks või sai käidud täitsa raja peal kohe ja pandud, proovitud. Mingi 2-3 tundi vist. Paar tundi sai seal jauratud, jah. Väga palju ei hakanud seal, ega see auto hoidmine on ka tähtis. Õnneks sai proovitud vaata erinevaid rehve natukene ka, et sai nende kulumislikkidega proovitud ja sai vist parematega ka natukene. Jah, seal ikka on vahe sees, vaatad küll, et üks on nagu oleks nagu mustrit, aga tegelikult kui sul on ikka värske rehv all, siis on ikka sellest räägime ka siis veel, kui me panime poolfinaalis, panime pea uued alla, et see vedu oli ikka hoopis teine auto. Jah, aga treeningsõidust siis olime tegelikult esimesed, olime suhteliselt positiivsed, siis tuli ajasõit. Kuna ajasõidu järjekord pannakse paika punktide põhjal, siis meie asetsime praegu 4. kohal, aga tegelikult 3.–6. koht on sama palju punkte. Ja siis saime ka ajasõitu 4. mindud. Tegelikult ringid olid okei meie jaoks. Natukene rabe oli. Jah, lihtsalt on seda kuidagi, seda ebakindlust on ikka, kurat ikka palju on sees, pelgalt nagu, et lähed käest ära ja siis sai nagu liiga ettevaatlikult. Aga võib-olla see oligi meile hea, sest ju esimeses sõidus me startisime nii-öelda kolmandas sõidus, mis on tegelikult üks parimaid variante. Sest rada on juba, ütleme, crosskardid olid siis enne nii-öelda PEM-esid ja kui 3. saad, siis sa stardid, siis on PEM on juba jälle nii palju puhtaks sõidnud. Et ajasõidus jäime siis eelviimaseks tegelikult 9. ja tänu sellele pandigi stardi järjekord esimesse eelsõitu. Ajasõidu võitja Chris Saan pani tegelikult 3. eelsõitu, 3. sõitu, kus meiegi startisime. Esimesse eelsõitu läksime 3. sõiduna, mis on üks parimaid. Ja tegelikult õnnestus ju start väga hästi, järjekordselt. Et ei saanud üldse nuriseda. Õige jokkeri taktika. Chris oli meil suhteliselt kannul tegelikult. Ja esimese eelvooru siis võitsime. Ja siit siis vaatamegi mõningad sisevideod üle. Oleme tagasi, räägime siis teisest eelvoorust, olime esimeses sõidus. Räägi, kuidas õnnestus siis algus? Start oli jälle hea, startid ongi millegi pärast meil päris hea. Teagi, kas ta kuidagi niimoodi õnnestub, aga ei, juba oli esimesse kurvi minek ja ma olin nagu kindel, et lõikan õlusti sisse ja kõik on korras, aga siis ilge mütakas käis ja
päris jube tunne oli, et ma olin kindel, et läheb üle katuse millegi pärast, et võtsin roolist kõvasti kinni ja juba silmadki panin kinni ja nüüd hakkan lendama, aga kuidagi jäi jah, peale seda hüpeket jäi nagu ratastele ja proovin käiku ja vaatan, ohoo, pill liigub, panin kohe juurde ja kõik töötas. Ajale tagasi. Tegelikult hästi loll olukord oli seal, et seal nagu kedagi süüdistada on väga raske sellest situatsioonist, et noh, meie saime kõige rohkem karistada lihtsalt ja paneme selle ühe pildi ka. Noh, see mõlk on nüüd nähtud ja tegelikult ju tegime ka kõige enam-vähem Jokkeri taktika ja lõpetasime oma sõidu küll 3. kahjuks. Pudell oli tagapool siis. Sõit oli okei, natukene oli rabe siuke. Ei, me ütles, et jah, et peale seda põllulkäiku ma nagu me jõudsime järgi tegelikult veel isegi nagu enam-vähem, et ma vaatasin, et ega siin niikuinii, mis siin ikka kaotada on, et ma proovin kõvemini panna ja tood oli päris... Ajaliselt oli täitsa okei, sõit oli siuke puhas viisakas, aga lihtsalt sellesse esimesse situatsiooni kadus nii palju aega ära. Ja kohe kontrollin, mitmendaks me jäime. Ja teises eelvoorus siis olime ikkagi eelviimased 9. Aga 2 eelvooru põhjal me olime ikkagi teised, et hästi paljud olid kiiremad, et see punktide osakaal siis muutus natukene. Aga kuna meil oli esimese eelvooru võit all, siis me jäime ikkagi punktidega teisele kohale. Ja siis meil käis boksis ka kibekiire remont peale seda, see mõlk, mis me siin enne pildina näitas, välja lüüa. Ja siis meil oli siuke hea mõte, et kuna Pudell meil käis siin külas, siis tegime väikse papagoiga joonistuse sinna. Et see oli niisama natukene naljaga, aga see ei olnud nagu mõnitavad mitte kellegi. Ja see papagoi pilt siis on siin. Keegi on ilusa käega teinud. Kolmandasse eelsõitu saime jälle startida esimeses sõidus. Sama koha peal. Seltskond oli sama. Ja ainult Pudell oli välja vahetanud, oli ühe lätlasega, Janssonsiga. Aga Janssonsin oli päev otsa hästi palju probleeme. Esimeses eelvoorus oli neil käigukastiga, mingi käikude probleem oli. Ja peale teist eelvooru nad vahetasid tegelikult kasti ära seal. Või jõu ülekandes täpselt ei saanudki aru. Ja teises eelsõidu lõpus siis või boksi alas läks õlipumbakett katki pooleks. Et lammutasid auto lahti, esisillad ala, kõik oli küljest ära võetud, karteri põhi ja hakkasid uurima, et äkki kellelgi on õlipumbaketti. Kahjuks ei tule siukse asja pealegi, et siukest asja kaasast tassida, et ütleme niimoodi, et kui siuke asi meil juhtuks, siis meie siukest tööd ette ei võtaks. See on liiga hull töö on tegelikult, et noh, ta ei ole hull, aga see on ajaliselt on hästi keeruline ja ütleme niimoodi, et lätlastel on seda kogemust rohkem selja taga, see PEM-ide klass on sealt Lätist üle toodud. Nad on seal kangutanud päris korralikult, et nad remondivad ja möllavad kõike, et
et peaasi, et lõpuni saaks sõita. ta jah, selles suhtes oli tast ikka veits kahju, et ta väga kahju oli. Terve päev ta remontis lihtsalt ja lõpus ikkagi nagu asja ei saanud. Jah. Ei, meil oli see ju. 3. eelvooru sõidus oli see, et start oli meil väga hea, aga see kollane lätlane siis, tema oli vist kiirem tegelikult. Ta käis mingi aeg Jokkeris, ma ei mäletagi, mis ringi on meie seal Jokkeris. Ta jäi ju stardis vist 3. ja ta käis kohe Jokkeris ära. Ta käis Jokkeris vist kohe ära. Ja me läksime viimasel ringil. Me läksime kuskil seal me läksime 4. ringil või 3. ringil. 4 ringi sõidetakse, me läksime 3. ringil teoreetiliselt Jokkerisse. Aga lätlane oli rajal meist ikkagi natukene kiirem ja siis oma sõidu lõpetasime teisena. See lätlane oli esimene, meie olime teine. Ja punktidega siis 3. eelsõidu põhjal olime 3. Ja see oli nagu väga hea. Siia paneme väiksed sisevideod, mis meil seal toimus raja peal. Ei ole hull, kõik on väga hästi. Kulje, pane hästi siis. Trailis Janssons on puudu, nii et Lainer Lepaste, Dominic Sadam ja Johannes Krets. Kohal me olime siis 3 eelvooru põhjal. Teisel kohal olime. Ja poolfinaali saime siis minna teises sõidus esikohalt paremat poolt. Head kohalt. Väga head kohalt oli. Start jälle võetud. Start võetud, konkurendid midagi puiklesid seal. Mirel ja Sadam ja mis nad seal natukene midagi tegid. Pudel ka seal. Mingi puiklemine neil oli. Saime edu sisse ära ja sõit oli hea. Jah, puhas sõit. Seal ei juhtudki midagi. Midagi erilist seal ei olnud. Meil oli hea Jokker oli ja sellega me oma poolfinaali võitsime. Ai, kui praegu jääb siin üritas seal Sander teha, aga Dominic Sadam jääb selgelt praegu seal stardis kinni natuke ja ei saa kiirust ülesse ja Sander Roosimaa saab temast kohe esimeses kurvis mööda ja Mait Pudõlli auto käib siin väga risti, ei püsi üldse kuidagi siin kurvis sees. Nii et Mirel praegu läheb Maidu kõrvale ja läheb mööda ja kõik Mait Pudõllist ja Mait Pudõll jääb raja äärde. Tõmbas kuidagi siit kuidagi kahtlaselt äärde ja jõud kadus. Ees see kaksik Lepaste Intser on praegu juba saanud väikese edu sisse. Ja nüüd läheb Lainer Lepaste Jokkerisse ja läheb ka Mirel tema järel Jokkerisse. Nüüd otsustamise koht tulevad tagant seal Sander Roosimaa ja Lepaste läheb ja Mirel saab ka Jokkerist välja ja kiiruse pealt ja jääb praegu kenasti Sander Roosimaa ette. Nii et läks praegu seda teed, et läks koos Lepastega Jokkerisse ja vedas siiski ennast praegu niivõrd palju hästi sealt edasi, et jäi täpselt Sander Roosimaa ette, nii et selle koha pealt koha kaotust pärast seda Jokkeri võttu ei olnud ja see on kõige tähtsam ja jääd raja äärte.
Lainer Lepaste sealt trapliinis võtab korraliku hüppe ja viimased kurvid siit veel tulla, aga need on olulised kurvid ja eelkõige see viimane nõelasilma kurv, mis siin vahetult enne finišit on. Siin superkaaridel me nägime, kuidas seal kurvis on võimalik mööda pugeda, aga Lepaste tuleb. Lainer Lepaste tuleb ja võtab siit võidu. Ja tuleb ka Mirel Lintser ja saab siit teise koha. Mirel on teine ja Sander Roosimaa liigub samuti edasi suurte finaali ja seda siis Dominic Sadama ees. Ja saamegi vaikselt finaali poole liikuda. Finaal oli äge. Finaal oli äge. Esireast saime startida küll seekord vasakult poolt, sest me olime siis kiiruselt teised. Me olime kiiruselt, olime eelvooru sõitude põhjal, siis me olime teised ja tänu sellele, et Haan oli ka oma poolfinaali võitis, siis Haan oli esimene, tema sai paremalt poolt startida, meie saime esireast vasakult poolt startida. Start tuli jälle hea, aga me ei tea, kas Haanil seal midagi Haanil vist oli mingi käiguprobleem, et ei saanud äkki kolmandat sisse ja jäi natukene maha. Hetkeks jäi toppama, jah. Ei, sai ilusti ees minema ära jälle ja kuna Haan käis meil muidugi ka esimesel ringil Jokkeris, me teadsime, et Haan oli väga kiire tegelikult selle raja peale. Ja kuna nad puitlesid natukene, oli meil väike edu sees ja siis tegelikult meie käisime teisel ringil Jokkeris ja saime temast ette. Tegelikult Haan tuli meie taha täpselt taha ja Haani taha tuli Mirel, kes tuli ka Jokkerist. Aga Haanil vist läks natukene see viimane kurv, see vasakule. Ta läks vist pikaks ja sisemine uks jäi lahti ja Mirel lihtsalt pani selle nina sinna vahele, et Mirel läks sisetrajektoori, Haan läks välitrajektoori ja Haanil ta läks sinna liiva peale ja siis lihtsalt läks pool spinni. Ja kui seal asfaldi peal liiv on ja sinna satud, siis on nagu hullem kui jää peal. Sellest oli nagu kahju temast jällegi, et nii juhtus, aga see on võidusõit. Lätlane oli meist ees siis praegus, kes oli Jokker käimata. Tal oli käimata ja meil oli käidud. Meil oli käidud, jah. Ja tegelikult see lätlane oli pool sekundit ringi peale meist kiiremad. Meie vahe oli kahanenud siis tema kasuks juba 6,5 sekundini. Ta oli ees pool nii palju. Jokkeri käik on siuke 6-7 sekundit. Hästi kriitiliseks läks see olukord. Ega ütleme, seal mingi pool oli ära sõidetud, ega ma ise nagu 100% ei teadnud, et kas tal on seal käidud või aga siis ma lõpupoole hakkasin taipama, et kurat, spotter... No me 4. ringi ajal ütlesime ka, et hakka natukene pingutama, et see auk on liiga väikseks läinud, et äkki meie nagu see võiduvõimalus kahaneb lihtsalt. Ja saigi pingutatud, siis tuli päris hea ring. Jaa, tuli täpselt need 2 ringi, tuli tegelikult väga head ringi ajad. Meie päeva kõige parimad, teistega võrreldes ei saanud, et Haan oli ikkagi nii palju kiirem, aga meie saime nagu oma parimad ringi ajad kätte seal. Lätlane läks Jokkerisse ja tegelikult meie siis saime lätlasest ilusti ette. Lätlane tuli meie taha, seal ei olnud väga palju ruumi tegelikult. No sekundi jagu heal juhul. Ei, suht turvaline ikkagi oli veel. Ütleme, see Jokkerist välja kiirendamine on seal ikka väga aeglane. Ja, kui sa lähed Jokkerist sinna pehme peale, siis sa ei saa lihtsalt hoogu koguda põhirajale. Sealt ei saa välja, normaalselt. Ja, võitsime siis selle sõidu ära. Ütlesime ka kohe, me olime väga õnnelikud kõik. Tegelikult oli väga äge. Ja siis Tauri on spotter siis ja ma ei tea, kas Tauri ütles sulle, et pane siis rahvale ka poolne. Ma vist küsisin, et rehviga põlatama. Jaa. No siis sa ikka pandud, tegime rahvale ka sõud ja tegelikult oli väga äge. Ja vaatame siis need videoasjad üle siit finaalist nüüd. Suur finaal! Eesti meistrivõistluste hetkeliider Mait Budell on mängust väljas. Teisel kohal oli pärast 2 etappi Tailis Jansons mängust väljas. 3. on Sander Roosimaa mängus sees. Aga kui sees, seda peab see finaal meile näitama. On sees mängus ka Lainer Lepaste, Chris Haan. Nii et siit tuleb punktilisa kellegile väga kõvasti. Chris Haan, Lainer Lepaste, Ilgjonis Krets, Mihkel Mirel Lintser ja läksid juba teele ja esimene kurv ja tuleb sealt madinat kui palju, aga kõik jäävad rajale ja kõik sõidavad edasi.
Lepaste, Hintser, Haan, praegu sellelt tullakse siit välja eelistest ja kiired sõitjatena on kindlasti. Aga Mirel Hintser on oma kiirust siin praegu leidnud ja siin need vahefinaali ja seda sõitu sõidab vägagi hästi. No Lainar Lepaste on ennast näidanud, näitas teda väga hästi ka Laitse eelmisel teisel etapil, nii et selle koha pealt ei ole midagi halba öelda Lepaste kohta. Oli seal ju kindlalt poodiumimees ka. Nii et praegu lähevad koos Jokkerisse. Jälle üks imelik, aga sealt tuleb just seal Chris Haan ja Chris Haan jääb praegu teise. Ja kas Chris hakkab sealt üritama ja vaata, mis tehakse. Ja vaata, mis tehakse. Ja niimoodi tehakse, vot. Sõbrad, vot see on rallikross, mis ma teile ütlen. Niimoodi tehakse, pannakse siin paika kõik sõitjad. Aga ärgem unustagem väga tähtsat tõsiasja, et seal ees sõitjatel on ju veel olulised asjad täitmata. Ja nüüd läheb Klesment, võtab Jokkeri ära ja Lepaste tuleb teiseks. Mirel Hintser kolmandaks, nii. Ja nüüd on lätlane veel ees, aga mida teeb Lepaste? Laseb siin pikaks vaikselt. Lainar tegi hea ring. Me oleme sõbrad näinud siin täna ikkagi väga ägedat rallikrossi ja me näeme täna seda siin veel, uskuge mind. Ja kindlasti head pealtvaatajad, jälle siin kutsun teid üles, andke au oma siira ja tugeva aplausiga nendele sõitjatele, kes täna siin selles klassis pakkusid sellise etenduse teile. Lainar Lepaste. No vot nii. Kõrbe kätte, see on väga äge. Finaalivideot siis on vaadatud ja siis hakkame vaikselt lõpetama selle videoasjaga. Mina tahaksin kõiki tänada, kes aitavad selles suhtes, et ega see odav lõbu ei ole nii-öelda ja kõige kõvem toetaja ja põhi on ikka Ülöömerit Vaismul, et ilma nende rajal ei oleks, ütleme nii. Ja muidugi Motors venna juures saab autot putitada, teha, aitab Kati Veiko, Taio, Rain Kukk, kes on kõva tsipi pand meil ajule peale. Ja väga hästi auto töötab ja laulab tegelikult. Viimased veel tsipp, siin neid aitajaid on. Aga sihukeste positiivse nootidega siis lõpetame. Näeme juba 26. juuli siis piirraja võistlustel.
ei tehtud. sellega on hästi. Vaat on.